Mõtlesin, et võiks äkki teha video veel selle kohta, et kas siis sellest Ameerikas käigust oli mingi kasu ka või et mis oli see õppetund. No õppetund oli muidugi mituses mõttes, see reis ise oli selline õppetund. No esiteks, et see oli võimalik, on ju üldse, kuigi ütleme, teised inimesed võib-olla sarnases olukorras oleksid pidanud seda võimatuks. Aga jah, et see oli võimalik, et see oli päris omapärane reis, kus ma sain kogeda nagu väga palju selliseid asju, mille peale ma olen just enne nagu mõelnud. Et mis on minu arvates toredad asjad elus näiteks. Kui ma siin neid harjutusi olen teinud, millest ma olen ka rääkinud varem, üks oli see 400 asja nimekiri, on ju, et kust tuli kirjutada 400 asja, mida sulle meeldib teha või mida sa oskad teha või millest sa oled osav või nii edasi, on ju. Et siis sinna nimekirja ma näiteks kirjutasin kõik selliseid asju, mis juhtusidki minuga Ameerikas, on ju. Ma näiteks kirjutasin sinna, et mulle meeldib looduses olla ja mul õnnestus väga ohtralt viibida looduses. Ma kirjutasin, et mulle meeldib päikese käes olla või nagu päike sellised ilmad, ütleme, ma otseselt võib-olla laus päikese käes võib-olla ei taha olla, aga päikesed ilmad, ütleme. Ja mind saatsid päikelised sellised ilmad seal. Ja ma kirjutasin, et mulle meeldib autoga sõita ja ma sain seal kõrjauguni autoga sõita. Ja ma kirjutasin, et mulle meeldib puutööd teha ja mul õnnestus seal isegi puutööd teha. Ehitasime seal ühe koori. Ma kindlasti leiaks veel mingeid näiteid. Ja teine huvitav asi kõige selle juures oli see, et ma siis samal ajal kogesin kogu aeg sellist, see kogu seda reisi saatis selline konstantne nagu hirm, mida ma üritasin, ei ole mõtet nagu üritada hirmu ületada, on ju. Vaid siis ma lihtsalt püüdsin nagu lihtsalt leppida sellega, et ma kardan. Ja see, mis ma kartsin, oli siis see, et mis siis saab, kui raha lõpeb otsa, sest mul oli raha tõesti nagu ei olnud väga palju. Ja okei, see selleks, on ju. Aga siis selle ürituselt siis, kus ma käisin Los Angeleses, et kas sealt siis ka oli midagi õppida. Jälle selles mõttes tore kogemus, et ma natukene nagu olin vaimselt valmis selleks, et mul ei ole sealt midagi õppida tegelikult, sest et ma olen seda kõike ju nii palju juba kuulnud ja lugenud ja tõlkinud ja mida kõike teinud, on ju, et seal ei ole nagu midagi uut minu jaoks. Aga samas seal oli midagi uut, et ühest küljest muidugi kõik need teemad, mis seal tulid arutusele, et nad olid mõnes mõttes nagu sarnased, aga teisest küljest olid täiesti erinevad jälle. Ja seal oli selliseid uusi nüansse. Ja teiseks muidugi see, et nagu ma olen varem ka öelnud, et kui sa mingit mõtet nagu mõtled mitu korda, on ju, siis iga kord sa näed seda nagu mingi uue nurga all. Et ma olen vaadanud neid videoid mitu korda üle, varasemal ajal, kui ma olen rääkinud, et ma olen vaadanud mingit videot teist või kolmandat korda, siis ma nagu märkan seal hoopis mingeid teisi asju, on ju. Et siis sama kehtis ka nende mõtete kohta, mis seal välja tulid, et isegi kui ma olin seda juba varem kuulnud, siis seekord see jõudis mul nagu hoopis kuidagi teistmoodi kohale. Ja selles mõttes oli hästi tore kõik. Ja ma tundsin ennast seal sündmusel väga nagu hästi mugavalt, et see oli minu jaoks üllatus, nagu ma olin valmis selleks, et ma tunnen ennast ebamugavalt, et seal on võõrad inimesed ja võõras koht ja üldse kogu see teatri, et ma olen nagu kuidagi nagu mingisuguses võõras keskkonnas või. Aga seda ma üldse ei tundnud, ma tundsin ennast hästi koduselt seal, nagu et see oli minu jaoks nagu üllatav ja hästi tore muidugi. Aga nüüd siis rääkides nendest väga olulistest mõtetest, et mida seal sündmusel siis räägiti ja mõeldi, et siis minu jaoks üks olulisemaid asju ja võib-olla kõige olulisem isegi, et meile anti kõigile sellised vihikuid ja siis me pidime siia vihikusse hakkama igast asju kirjutama jälle. Ja suht siia algusesse ma olen kirjutanud siis selle, mis minu arvates on minu nagu kõige suurem probleem ja mis on nagu mind
no vähemalt viimase, ütleme, mis on nagu settinud välja või mis ei ole lahenenud siiamaani või mis on nagu jäänud üles ikkagi kõige olulisema probleemina. ja see on siis see teema, et ma tunnen nagu, et minus on hästi suur potentsiaal. Et ma võiksin teha nagu suuri asju. Et mul on võimed ja noh, minus on midagi sellist, ütleme ka midagi sellist täiesti erilist, on ju. Et ma võiks teha suuri asju, aga ma ei tea, mida teha, ma ei suuda nagu otsustada, sest et mul on väga mitmekülgselt andekas inimene, on ju. Ja ma ei suuda otsustada ja ma ei tunne nagu mingit sellist tungi midagi teha. Et noh, väga paljudel inimestel, kes nagu teevad mingeid asju, nad ikkagi tunnevad nagu mingit kutset või mingisugust survet või mingi sisemine selline juht nagu juhib neid, et nad peavad seda tegema ja ma ei tunne nagu absoluutselt mitte millegi suhtes sellist tungi. Et noh, kui oli ülesanne ka mõelda selle peale, et mis meie elus on sellised asjad, mida me nagu, millest rääkides me nagu läheme elevile ja kuidagi hakkame väga nagu kirglikult rääkima, et mis teemad need on sellised, on ju, et see on niisugune hea harjutus, kuidas aru saada, et mis siis on need asjad, mis sind tegelikult võiksid erutada, siis noh, tegelikult me jõudsin ikkagi sinna, et see on haridus, on ju. Et haridus on see asi. Aga et kui ma mõtlen oma töö peale, on ju, siis ma tegelikult ju ei saa öelda, et ma õudselt tunnen, et ma nagu saan ennast teostada seal. Ja küsimus ei ole mitte selles, et keskkond ei soosi, vaid ma ise nagu kuidagi ei tunne seda, et mul on võimalus või et mul on vajadus võib-olla isegi kuidagi sellest vaatenurgast ennast teostada. Et see on väga kummaline olukord. Aga noh, okei, ma siis jätsin selle mõtte sinna paika ja siis läksime edasi, rääkisime seal veel mitu päeva, on ju, neid jutte. Ja siis üsna seal viimases otsas jõuti siis sellise mõttekäiguni, et noh, et ja see oligi tegelikult üks viimaseid mõtteid, mis seal jõuti veel mõelda enne lõppu. Et kui meie tegutsemist motiveerib hirm, et kui me midagi ei tee, siis juhtub midagi halba, on ju. Et siis selline motivatsioon ei ole nagu õige motivatsioon, et see ei ole jätkusuutlik ja see ei too meile neid tulemusi, selle tulemusena ei teki rõõmu, vaid selle tulemusel tekib järjest rohkem hirmu ja paranoiat tegelikult. Et peaks oma tegemistes lähtuma siis lihtsalt sellest, et ma tahan teha, ma tunnen vajadust teha, on ju. Aga mitte mingil juhul ei tohiks oma tegevuses lähtuda hirmust. Ja noh, ükskõik siis mis teema on ju, et kui mõtleme suhte peale, et igasugune suhe, mis põhineb hirmul, et ma kardan üksi olla ja sellepärast pole suhet vaja, on ju, et loomulikult selline suhe sellest ei saa asja, on ju. Aga et ja noh, samamoodi ütleme inimesed, kes tahavad, on ju, nii-öelda rikkaks saada või tahavad edukat firmat või midagi jõukust majja, on ju. Ka nemad isegi kui neil õnnestub teenida midagi, on ju, nad ei suuda sellest rõõmu tunda, kui nad elavad pidevas hirmus, et äkki ma lähen pankrotti või äkki ma jään vaeseks või äkki mul ei ole raha, on ju. Ja siis ma sain nagu aru, et see minu mure selle kohta, et ma ei rakenda oma potentsiaali, et see on ka hirm tegelikult, mis mind nagu motiveerib. Et see on hirm, et kui ma ei rakenda oma potentsiaali, siis see läheb raisku. See on raisus, see on minu hirm, on ju. Ja noh, mõnes mõttes tahaks nagu, ma tunnen, et selle potentsiaaliga oleks võimalik mingeid suuri asju korda saata. Ja jällegist, noh, võib-olla seda kõike motiveerib ilmselgelt, mitte võib-olla, hirm, et äkki
noh, ma ei saada korda mingeid suuri asju. Et siis ma sain nagu aru, et minu ülesanne ei ole ka mitte hakata nüüd jõuga nagu mingeid suuri asju tegema, onju, vaid leppima sellega praegu nagu hetkel, kui ma ei tunne mingisugust alternatiivset lahendust või ma ei tunne mingisugust kutset või ma ei tea mingit, lihtsalt kui hea sõna on inglise keeles, see drive nagu, et sellel ei ole eesti keeles nagu head vastet. Et see drive on just selline endast lähtuv, et minu sees on see jõud, mis mind nagu edasi, noh, täiega tõmbab, onju. Tõmbamine on jälle siuke sõna, mis tuleb nagu väljaspoolt, keegi nagu väljaspoolt tõmbab mind, aga ei, see drive on just siuke, mis tuleb minu seest ja viib edasi, onju. Et ühesõnaga, et kui ma seda ei tunne, et siis ei ole praegu muud minule ei jää üle, kui leppida lihtsalt selle teadmisega. Et ma ei saa hirmust lähtudes tegutseda, et järelikult see ei ole minu õige motivaator. Ma pean lihtsalt leppimagi sellega, et mu potentsiaal lähebki raisku ja ma ei teegi mingeid suuri tegusid. Et ühesõnaga ma pean leppima sellega, et ma olen lihtsalt üks väike tavaline inimene, kes lihtsalt vaikselt tavaliselt elab oma elu. Ja see, et ma ei sure ise nälga ja minu lapsed ei sure nälga, et see on nagu piisav selline eesmärk minu elus ja mul ei peagi rohkem nagu midagi võtma omale eesmärgiks saavutada. Ja ma üritasin leppida sellega ja siis ma tulin koju ja siis üritasin leppida sellega, eks ole. Aga kui ma koju jõudsin, siis ma jäin haigeks. Ma olin kõigepealt haige mingi nädal aega, siis kuna ma olin rase, siis mind tabas nõrkusoov, nii et põhimõtteliselt kui ma koju tulin, siis ma 6 aega järjest lihtsalt magasin kodus ja ma ei mõelnud mitte millegi peale, ei analüüsinud, ei mediteerinud, ei mõtisklenud, vaid lihtsalt olin voodis, magasin ja arvasingi, et nüüd ma olengi nagu leppinud sellega. Aga tagantjärgi mõeldes mulle tundub, et ma mitte ei leppinud, vaid ma ikkagi nagu natukene pettusin. Et mind tabas nagu mingisugune selline kerge selline kurbus või ma ei tea, ei ole sihukest head sõna, ei olegi eesti keeles. Ma ei tea, kas inglise keeles ka on. Et niimoodi selline see elu siis ongi. Mul on nagu kahju, kahjutunne oli mul ikkagi mõnes mõttes sellest. Et nüüd ongi niimoodi. Et tegelikult elu eesmärk ei olegi midagi suurt teha, vaid lihtsalt olla ära kuidagi lihtsalt olla. ja sellest, kuidas see pettumus on minusse nagu mingi jälje jätnud, ma sain aru siis, kui ma lõpuks kui 6 aega ma ei olnud midagi muud teinud, kui maganud ja vaadanud YouTube või mitte YouTube'ist, vaid ütleme ikkagi sarju vaadanud erinevaid. Ja mõnes mõttes ma pean olema tänulik sellele halvale enesetundele, mis mul oli, et mul oligi nagu võimalus täiesti välja lülitada ennast. See andis mulle nagu sellise ajendi lihtsalt mitte midagi teha. Ja samas sa mitte süüdi tunda ennast, sellepärast ma mitte midagi ei tee. Esimesed 2 nädalat õnnestus see kusjuures suurepäraselt, ma absoluutselt ei tundnud mingit süüd, sellepärast et ma ei tee mitte midagi. Siis vaikselt see süütunne hakkas nagu tagasi hiilima ja pidin hakkama teadlikult nagu võitlema selle süütundega. Võitlema siis selles mõttes, et ma teadvustasin endale, et mul tegelikult ei ole mingit vajadust süüdi tunda ennast selles, et ma midagi ei tee, sest ma ei peagi tegelikult mitte midagi tegema. Aga jah, et ma sain nagu aru sellest nagu väiksest sellisest kahjutunde tekkimisest. Siis, kui ma hakkasin uuesti vaatama neid päevahoroskoope või taroskoope, mida ma vaatasin. Ja seal muidugi ennustatakse mingeid toredaid asju, mis kõik võib juhtuda. Ja ma tundsin, kuidas minu nagu see kriitikameel ja minu ego siis järelikult nii-öelda kogu aeg nagu õiendas samal ajal, kui ta kuulas seda, et jah, juhtub niimoodi, et on jube tõenäoline tõesti, et minuga midagi sellist head ja toredat võib juhtuda. Et nagu mitu päeva ma vaatasin nagu sellise
nagu mingi trotsiga vaatasin, et jaa, et räägi nagu kindel see. Ja siis üks päev ma märkasin, et noh, kui ma ise ei usu, et minuga midagi positiivset saab juhtuda, on ju, et siis nagu ongi väiksem tõenäosus, et midagi võib juhtuda. Et minu nagu selline usk, et kõik läheb hästi ja et ma olen armastusväärne, et ma väärin kõike head, et see oli nagu kuskile ära vajunud. Ja siis ma tunnen nüüd, et ma pean hakkama vaikselt jälle tegelema sellega, et nagu hoida seda positiivset joont, mis on kuskile ära vajunud. Ja noh, uus on nüüd siis selle kõige juures see, et eesmärgiks ei ole suuri asju saavutada, vaid lihtsalt elada väikest elu, kusjuures mul on tekkinud viimasel ajal tunne, et tahakski nagu hästi väikest elu elada, et tahakski võib-olla minna kuskile päris maale ära, kuskile väiksesse maakooli äkki õpetajaks minna hoopis, et oleks ikkagi nagu kohe päris rahulik. Aga noh, see on see, mis ma praegu mõtlen. Ja jah, ma ei tea, kas mul on kunagi veel midagi öelda, aga mul on.